Tere! Minu nimi on Hans Põldoja ja selles lühikeses videoloengus annan ma ülevaate erinevatest digitaalsete õppematerjalide koostamise vahenditest. Natuke põhjalikumalt tutvustan ma seda, kuidas ma oma kursustel Tallinna Ülikoolis õppematerjale koostan ja avaldan. Õppematerjalide koostamise vahendeid on võimalik liigitada mitmel viisil. Üks võimalus on liigitada neid õppematerjali tüübi põhjal. Ma tooksin siinkohal välja 6 peamist tüüpi. Kõigepealt sisupakettide koostamise vahendid, mis võimaldavad koostada standardses formaadis õppematerjali pakette, mida on hiljem võimalik õpikeskkonda importida. Seejärel on erinevaid veebikeskkondi, mis on mõeldud spetsiaalselt õppematerjalide koostamiseks. Kolmandaks on küsimuste ja testide koostamise vahendid, mis võimaldavad koostada automaatselt hinnatavaid küsimusi, panna neist kokku teste ning õppijatel neid teste sooritada. Ning lõpetuseks on veel terve rida erinevaid vahendeid, nagu interaktiivse tahvli õppematerjali koostamisvahendid, e-õpikute koostamise vahendid, ekraanisalvestuste tegemise tarkvara ja nii edasi. Sisupakett on mingil kindlal teemal veebilehekülgede kogum, mis on sisukorra ja menüüde abil ühtseks tervikuks ühendatud. Selle paketiga on kaasas kõik tekstid, pildid, heliklipid ja muu sisu, millest see õppematerjal koosneb. Sisupakettide koostamise vahendid võimaldavad lisada ka lihtsamat tüüpi enesekontrolli testi küsimusi. Sisupakettide jaoks on olemas kindlad standardid, nagu näiteks SCORM ja Common Cartridge. Sisupakettide koostamise vahendid võimaldavad sellises standardses formaadis sisupakette eksportida ning õpikeskkonnad nagu Moodle võimaldavad hiljem sisupakette kursusele importida. Mõned tuntumad sisupakettide koostamise vahendid on Excel Learning, Udutu, Xerte Online Toolkits ja Glowmaker. Nendest Excel Learning ja Glowmaker on arvutile installeeritav rakendustarkvara. Udutut pakutakse veebiteenusena ning Xerte Online Toolkits tuleks kasutamiseks oma õppeasutuse serverile paigaldada. Eesti õpetajate hulgas on kõige enam kasutusel Excel Learning, aga minu hinnangul on neist vahenditest kõige võimaluste rohkem Xerte Online Toolkits. Excel Learning, Glowmaker ja Xerte Online Toolkits on kõik vaba tarkvara. Kuna Udutut pakutakse veebiteenusena, siis on selle täismahus kasutamine tasuline. Tasuta kasutajatel kuvatakse Udutu serveris avaldatud õppematerjalide peal vesimärki. Juhul kui eksportida valmis sisupakett oma õpikeskkonda, siis vesimärki ei kuvata. Sisupakettide koostamiseks on olemas ka erinevad kommertstarkvara, millest tuntumad on Adobe Captivate, Articulate Storyline ja Lectora Inspire. Kõigi nende 3 puhul maksavad paraku täisversioonid üle 1000 euro. Lisaks sisupakettide koostamise vahenditel on olemas ka mitmeid veebipõhiseid keskkondi õppematerjalide loomiseks. Kuna nende puhul on õppematerjalid koheselt avalikult veebis, siis ei ole seal SCORM formaadis sisupakettide eksportimist. Tuntumad sellistest keskkondadest on Connections ja Lemil. Lemil keskkond on oma idee poolest umbes nagu õppematerjalide Wikipedia. Õpetajad saavad oma õppematerjal otse veebis luua ja avaldada ning teiste kasutajate poolt loodud materjale parandada ja täiendada. Lemil keskkonna arendamisel osales ka Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskus. Läbi aastate on Lemil keskkonnaga liitunud üle 40 000 õpetaja enam kui 80 riigist, nende seas ka paljud Eesti õpetajad. Kokku on seal avaldatud üle 70 000 õppematerjali. Paraku enam Lemil keskkond edasi ei arendata ning seetõttu ma seda uute materjalide koostamiseks ei soovita. Siit tulebki välja üldine probleem paljude spetsiaalsete õppematerjalide koostamise vahenditega. Akadeemilisi projekte arendatakse aktiivselt edasi ainult seni, kuni projektil on kindel rahastus. Selliste vahendite arendus võib ka pooleli jääda ning sageli ei hiilga need vahendid just kasutusmugavusega. Kommertstarkvara puhul on aga probleemiks kõrge maksumus, kuna enamasti on tegemist väikesele sihtgrupile mõeldud nišitoodetega. Seetõttu kasutavad õpetajad ja õppejõud oma õppematerjalide loomiseks sageli muid vahendeid, mis ei ole otseselt selle eesmärgil loodud. Näiteks tekstitöötlus ja esitlustarkvara, erinevad veebikeskkonnad ja kodulehekülgede tegemise vahendid. Need vahendid ei paku paraku küll spetsiaalseid hariduslikke funktsionaalsusi, nagu testide koostamine, kuid sageli on need lihtsuse ja kasutusmugavuse tõttu sobiv valik. Järgnevalt ma tutvustaksingi seda, kuidas ma kasutan oma õppematerjalide loomisel WordPress keskkonda.
Siin on nüüd näha minu kursuse kodulehekülg, mille tegemiseks ma olen kasutanud WordPress.com ajaveebi keskkonda. Kõige esimesel leheküljel on näha postitused. Postituste alla ma panen näiteks ülesanded üliõpilastele, erinevate teemade kokkuvõtted ja kõik jooksva info õppetöö kohta. Nüüd edasi, järgmised punktid siin peamenüüs on leheküljed ja lehekülgedele ma panen sellise staatilist laadi info, mis muutub harvem. Siin on näiteks üldine info kursuse kohta, õpijuhis, ajakava, kus ma siis kord aastas vastavalt kuupäevad ära vahetan ja edasi tulevad õppematerjalid. Nüüd õppematerjalide juures on näha, et lehekülgede all võivad olla ka alamleheküljed. Ja see on väga kasulik siis, kui mul on mingi mahukam konspekt, mida ma tahan jagada erinevateks teemadeks ja alateemadeks, nii et iga teema on omaette leheküljel. Nüüd, kui me vaatame täpsemalt neid õppematerjale, võtame siit kohe näiteks selle esimese teema lahti, siis siin on näha, et lisaks tekstile võib õppematerjali sisse panna WordPressis näiteks ka videot. Ja siin ma olen leidnud sobiva, illustreeriva videoklipi YouTube keskkonnast ja lisanud selle enda konspekti. Täpselt samamoodi on võimalik lisada konspekti sisse siia esitlusi. Et kolmandas teemas ma olen näiteks teinud ühe esitluse, laadinud selle üles SlideShare keskkonda ja lisanud siia õppematerjali sisse. Lõpetuseks ma näitan, milline näeb välja minu kursuse ajaveebi haldusliides, mille kaudu ma uusi postitusi lisan ja lehekülgi toimetan. Siin avalehel on mu töölaud, kus ma näen näiteks statistikat selle kohta, milliseid postitusi ja lehekülgi on viimasel ajal kõige rohkem vaadatud. Praegu on suvi ja mul kursus ei jookse, aga õppeaasta sees annab see päris hea ülevaate kasutusstatistikast. Nüüd edasi siit paremalpoolsest menüüst ma pääsen postituste juurde. Siin on loetelu kõigist postitustest ja siit nupu pealt lisa uus, ma saan minna uue postituse lisamise juurde. Uue postituse lisamisel tuleb mul kõigepealt sisestada postituse pealkiri, seejärel kirjutan selle postituse sisu ja lõpuks saan ma valida, millise rubriigiga see postitus seotud on, et kas see on näiteks ülesanne, on see mingi teema kokkuvõte või mingi üldine postitus kursuse kohta. Ja kui see kõik on tehtud, siis vajutan nupule avalda. Edasi on mul siin samamoodi loetelu kõigist lehekülgedest. Lehekülgedel on siis näiteks õppematerjalid. Ja kui ma valin siit mingi olemasoleva lehekülje ja klõpsan muuda, siis ma pääsen selle lehekülje sisu muutmise juurde. Saan siin teha vajalikud parandused, täiendused, klõpsan nupu uuenda ja ongi uus versioon salvestatud ja avaldatud. WordPressi puhul on väga mugav ka see, et ühel ajaveebil võib olla mitu kasutajat. Et siin konkreetsel juhul mul on 3 inimest, kes saavad õppematerjale ja ajaveebi postitusi toimetada. WordPress ajaveebi saab igaüks endale tasuta üles seada aadressil wordpress.com. Oletame näiteks, et mu kursuse nimi on haridustehnoloogia koolis. Sel juhul võiksin ma ajaveebi aadressiks valida HT koolis, mille lõppu lisandub automaatselt wordpress.com. Vajutan nupul Create Website ja saan teada, et selline aadress on veel täiesti saadaval. Edasi pean ma sisestama oma e-maili aadressi, valima kasutajanime ja parooli ning klõpsama nupul Create blog. Ühe kasutajakontoga saab luua ka mitu erinevat ajaveebi. Minul näiteks on siin üle 20 ajaveebi erinevate kursuste, täienduskoolituste ja projektide jaoks. See oli lühike ülevaade erinevatest võimalustest digitaalsete õppematerjalide koostamiseks. Kui te olete sellest teemast täpsemalt huvitatud, siis soovitan teil külastada Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursuse digitaalsete õppematerjalide koostamine kodulehekülge. See asub aadressil oppematerjalid.wordpress.com. Tänan teid vaatamast!